Haiduk, kaaskannatajad. Nüüd on siuke lugu, et punkt number 1. Ma ei viitsi enam selle inglise keelega jaurata. Läheb eesti keeles, subtiitrid leiate siit alt. Kes oskab lugeda, see oskab, kes ei oska, mine kooli tagasi. Et mul on eesti keeles palju lihtsam ja nii on. Teiseks, et elu igav ei oleks, siis oli vaja ju midagi endale osta. Aga ühesõnaga siis jäi silma mulle ühes avariiliste auto oksjonisaidil üks, ütleme nii, et pildi pealt tundus täitsa viisakas 39. Ja siis mõtlesin, et why not, vaatame, mis juhtub. Et 2 nädalat oli aega nagu oksjoni lõpuni, jälgisin seda hinda ja värki ja siis viimasel päeval otsustasin, et Savi, pakun ka. Noh, nagu näha, ilmselt pakkusin kõige rohkem. Ühesõnaga ostsin siis endale 2002 aasta 39, 3-ne diisel, noh ikka põllumajandustehnika, ei saa üle ega ümber sellest. Ja kere poolest väga okei, et selles mõttes, et arvestades, mis meie tänavatel siin nagu ringi liigub, siis see on, noh, kas ta nüüd just uus auto on, aga ütleme, et vägagi viisakas ja korralik ja tundub, et on ka hoitud ja eelnevate omanike poolt siis ka hooldatud. Eks kindlasti on neid omi miinuseid, sest olgem ausad, tegemist on 23 aastat vana pilliga, aga vahet ei ole, millise tänapäeval siit tänavalt võtad mingi Yarise või Corolla või mis iganes, siis ma arvan 23 aasta pärast nendest autodest pole haisugi. Aga need liiguvad, sest M57 D30 tegelikult igikestev mootor. Hoolda, vaheta vajalikud jupid ära, pane normaalselt kütsi sisse ja taga raisaga juhtub mitte midagi. Mina ei tea, ma olen sülitan 3 korda üle vasaku õla. Ma olen nendega sõitnud, mis on olnud 200 000 sõitnud, mis on 600 000, mis on 900 000, mina ei tea, mootorid käivad nagu kellavärgid ja pole neil häda midagi, nii et jah, ainuke miinus, diisel. Aga see selleks. Ühesõnaga, sai siis endale siuke tranduleid koju tootud, topasplau metallik, 364 värvikoodiga, tehasest full M-pakett, noh, selles mõttes, et ees tagas stanged, kärukonks teisaldatav, mingid Xenon tuled, vihmasensorid, asjad, et puudu on tegelikult salongist siis sportistmed, mis siis tehasest tulid, aga keegi on asemele pannud komfordid ja ma ütlen ausalt, ma olen sõitnud 6 aastat sportistmega 39 omaga. Pläätsi seljatugi on nagu kurdi aialipp nii sirge ja tohutult ebamugav on nagu pikka maanteed sõita, sest et kuradi selge jääb haigeks. Seega, mul on tegelikult olemas sportistmed ja ülikorralikud minu kunagisest singirullist, kes teab, see teab, aga ei, ma ei vaheta neid kindlalt välja. See komfort on nagu nii fucking mugav, et lihtsalt, sorry, see on maitse asi pigem. Ja olgem ausad, eks mulle ikka mainitakse, et eks peab passiga vaatama, et võiks olla juba vähe siuke pehme sõita. Teate küll, vana inimese värk vaata. Ühesõnaga, pill oli siis väikse ninapauguga, ehk siis stange katki, tuli puruks, tiib, kapott, mingit nips-näps veel. Aga kuna siis kindlustuse jaoks on sellise vana auto taastamine mõttetu tegevus, ehk kui sa võtad veevaru osa stange naha, sa saad siin mingi sotiga. Originaal, ma vaatasin täna hommikul järgi, veits üle 1000 €, see on puhtalt nahk. Logari otsad, M-paketi omad, 404 € leti hind, tükk. Noh, esituli, uuena ma ei tea, mis nad maksavad, ma arvan ka mingi tonni auku. Taastatud tuled, süke 400-450 € paar. Noh, millest me räägime, ilmselgelt kindlustus otsustas, et las läheb manala teele. Aga õnneks on siin maailmas minusugused vennad, kellel on käed otsas, koht olemas, jupid võtta ja kes suudavad siis nagu autost auto teha uuesti, et siin ei ole mitte midagi. Tundub, et lantsekad asjad on paigas, midagi pihta pole kuskilt saanud, et ma võtan ta laiali, eks siis ole näha, mida siin vaja on, kui palju siin vaja on, siis tuleb mingi nimekiri kokku panna. Aga eile ma natukene siin lammutasin, lihtsalt huvi pärast vaatasin, et veits katki, aga ma seda päris ära ei lõhu, sest mul on olemas inimene, kellel on varuosi siit vaja. Noh, stange, seda ma veel ei tea, kas on tegemist originaaliga või mitte. Ma ise arvan, et on tegemist peekaga, sest et mul on üks originaal olemas, poolik, ja see on absoluutselt teisest materjalist. Aga võtame küljest ära, siis ole näha. Noh, udukad perses, nagu midagi teha. Siin ma võtsin veits mingi plastikuid asju ära, sest mind huvitas näiteks, kas need õhukopsikud või kuidas kurat iganes nimetatakse, et kas need on terved klambrid, mõlemil terved.
ime need kinnitusklambrid, sest et need ju pannakse sisse ja siis tuleb keerata. Need on, ühel on täitsa terved, teisel on üks naga katki, seega almost a win-win. Eile avastasin, et pissib ja siin on ka põhjus teada. See kuradi toru. Aga see on see kuradi ussin, et sellega ma tegelen hiljem. Siis ventika koda, sellest pole midagi alles, natukene on, õnneks mul on terve olemas. Aga lihtsalt ma teen kiire tiiru ümber auto. Siga ilus värv mulle räigelt meeldib nagu. Mis mind imestama paneb, ma ei tea, kas need on korda tehtud või vend on kuskilt leidnud. Aga klossid, terve liisturing, peeglid, perfektod, mitte ühtegi kuradi täppi. Eks siin on vana auto, nips-näps, aga juhi poolt ka. Siuke ilus sinine. Nii palju, kui siit näha on. Originaal M liistud. Muidugi väljad, esimesed. Ma ei tea, palju siit näha on. Keegi idioot on need pintsliga värvin nagu. Mine perse mees nagu. Päriselt, osta fucking spreipurk vähemalt. Siin on logari otsad. Ja muidugi 5+ sellele mehele. Täiesti perfektses korras esitiib. Selles mõttes, et natukene siit nurgast on paindunud, selle võib-olla saab korda. Aga türa, sa puurid augud siia sisse või? Mees tegelikult ka, Kus sun mõistus oli? Kapott. Siin on huss. Siin on ka. Sellega pole midagi teha. Pealt on nagu ta on. Tegeleme siis sellega, et võtame nina laiali täna ja vaatame, mida meil täpsemalt vaja on. Võtame siis esimese hooga rattad alt ära. Tõstame ta taevasse. Ilmaldame logari otsad. Issand jumal. Mingi vend on olnud siin ikka kuradi siuke insener raisk. Siia on ikka igasuguseid kruvisid pandud, mida üldse kuradi kätte saada on. Siin vist ei ole väga midagi alles. Nii, kes veel ei tea, siis siin on Torx 50 ja siin on Torx 50. Siuksed uhked pikad poldid, 2 tükki. Õige! Siin on ka katki. Oi, tundub, et see on ennegi avariis osalenud. See ei ole küll originaala. See on täitsa kõver siit ja Joppenpuh. Ei oli teada, et üllatusi tuleb. Nii, ma olen siin vahepeal tööd teinud veits. Jongi käes. Nii, siia peab otsima siis sirge ninaraami, sest see on siit alt kõver. Ma ei hakka seda sirgeks ajama. Mul peaks olema varudes kuskil, et ma järgmine kord võtan kaasa. Tegelikult peaks selle kuradi kuuleri radika ka siit korra maha võtma ja puhtaks tegema. See näeb nii kohutav välja. Üks sitt siin on. Praegu on siis kõik asjad küljest ära võetud, mis vaja on. Ja ma siis hakkan nüüd varuasi otsima. Mis mul siia täpselt vaja on, ma teen mingi nimekirja kokku. Vaatame siis, kui kiiresti ma kõik asjad leian, mida mul vaja on.
eks siin kindlasti on mingeid asju veel, mis tuleks üle käia ja vaadata, aga mul on praegu on jah põhiline, et oleks siia see plastik, ninaraam. Ma panen jah nimekirja kokku ja siis mõtleme edasi. Ma arvan, et tänaseks aitab. Ma lihtsalt rohkem ei viitsi. Ma korjan selle pasasid kokku. Kohtume siis järgmine kord, millal see on. Vaatame, kuidas motivatsiooniga on ja kuidas selle viitsiga on. Aga olge muhedad. Aitäh vaatamast ja loodetavasti kohtume pea. Tšau!